laserikiir. Kuidas seda pildil kujutada? Tavaliselt me teeme kasti, see on meie laser. Siit tuleb välja laserikiir. Ja kui me näiteks joonistame siia ette mõne peegli, siis me oskame peegeldamisseadusest ennustada, kuhu laserikiir läheb. Näiteks siis sinna. Nuured ka peale. Nüüd, mis on selle pildi juures valesti? No, me tegelikult oleme üht-teist ära kirjutanud päris kaunilt. Et meil on siin olemas idee, et laserikiir on väga suunatud. Me teame, mis laserikiirest saab siis, kui ta peegeldub. Aga kui me proovime astuda mõne sammu edasi või kõrvale sellest, mis me just kirjeldasime, siis me satume hätta. Näiteks me võime vabalt võtta ette ja katta poole sellest kiirest kinni. Seda on võimalik teha. See on, ta on natuke näpusaavust, seda on võimalik teha. Ja nüüd, kui me tahame sellest olukorrast teha pilti, et meil on mingisugune ekraan ja me katame poole sellest kinni, keeglit meil siis ei ole, siis ilmselgelt see ei mahu pildi peale. Me ei ole selle pildiga midagi öelnud, tuleks oma kuidagi mudelit paremaks teha. Nüüd, eks ole, valgusõpetusest teame ka seda, et kui meil on mingisugune valguskimp, mille läbimõõt ei muutu ja selle valgusläbimõõt tõepoolest ei muutu, valguskiirte kimbu läbimõõt, siis see on tasaparalleelne kiirtekimp. Selline. Joonistame nüüd siis laserigaasi järele. Ehk siis mõtleme läbi selle olukorra, kus meil oleks siis tegelikult, kujutleme ette laserit kui kiirtekimpu. Nüüd me saame panna siis ekraani poolele sellele teel ette. Ja siis me saaks justkui sellise pildi, ja see on see, kuidas meil tekivad varjud. Nüüd me võime veel edasi minna, et oletame, et me paneme siia veel ühe ekraani ja siis me saaksime justkui selle asja, kas me nüüd saame üksiku valguskimbu või valguskiire. Et nali on ikka selles või tõsi on selles, et valguskiir kui objekt ei ole kuidagi looduse osa. Et valguskiire on füüsikud välja mõelnud selleks, et nad saaksid valgust mingisugustes lihtsates olukorras kirjeldada. Ja kui need olukorrad ei ole enam nii lihtsad, siis läheb pilt käest ära. Et siis me peame hakkama mingisugust teist mudelit kasutama. Nüüd seda katset, kuidas pannakse valguskimbu ette mingisugune kitsas ekraan, ikka tehakse. Ehk siis siin vahel on üks väike pilu. Ja kui ma panen selle siia ette, lasen selle valguskiire siit läbi, siis ma saan mingisuguse sellise pildi hoopis tükis. Ehk siis ma ei ole saanud mitte väga kitsast kiirt valguskiirt või lausa üksikut valguskiirt, vaid see valguskiir on kuidagi laienenud, on hoopis mingisuguse teise kujuga, et tegelikult on üldse raske aru saada, mis asi see on, kui me jääme oma sõbraliku selle kiirtoptika piiridesse. Ja siis tuleb öelda, et see asi enam ei tööta. Ehk siis selline pilt on nonsense ja me ei peaks seda joonistama. Nüüd see, mis me siin pildi peal näeme, on teadagi diffraktsioon. Teadagi selles mõttes, et kui me gümnaasiumis oleme elektromagnetismi õppinud, siis meile seda seal kindlasti mainitakse. Ja siis see käsitlus, mis siis selle olukorra ära kirjeldab, ehk siis selle väikese augu siin või väikse pilu, et see on siis see kujutlus, et valgus on laine ja siis seda joonistatakse niimoodi, et siia pannakse peale ristkliipsud, mis siis ütlevad, et meil on siin, need on laineharjad, mis liiguvad siit kiirusega, valguse kiirusega ja siis selle koha peal tekib see diffraktsioon
siis umbes sellisel kujul, mis on ka suur lihtsustus, sest see ei kirjelda ka veel ära seda pilti, mis siin on. Aga noh, see on siis põhimõtteliselt samm edasi. Ehk siis, mis on jutu mõte? Kui meil on laser, siis laserit sellisel kujul joonistades, nagu me seda alguses tegime, et me peaksime tõesti silmas pidama, et see on üks väga hull lihtsustus sellele, mis päriselt toimub. Ja noh, me nende kiirte joonistamisega lihtsalt peame olema ettevaatlikud. Et kui me hakkame laseritega tegema asju, mis sisaldavad ennast mingisuguseid teravaid servasid ja muid asju, siis auke, siis see läheb pilt käest ära. Ja nüüd ma kahte asja tahtsin veel näidata. Et üks on see, et noh, tegelikult me võime püsti panna laseriga ka hoopis lihtsa. See on meie LED, kui me paneme siia ette läätse. Ja vaatame, mis sealt siis välja tuleb. Et siis me põhimõtteliselt saame olukorra, kus ka sellest süsteemist tuleb välja kiirtekimp, mis on tasaparalleelne. Et ta on kõver ja kole, sest meil on odavad vahendid, aga põhimõtteliselt me saame midagi, mis ei vaju laiali, noh, enam-vähem. Ja mis on ka tegelikult siis tasaparalleelne kiirtekimp. Ja noh, tore on see, et tegelikult on ka olemas siin täiesti analoogia sellega siin. Et sellel laseril käib lääd seest ära ja siis me saame ühtäkki nagu sellise pildi. Ja nüüd, eks siis need kaks olukorda on siin hästi lähedased. LED ja see laser, mis tegelikult on üks väga-väga väikene valgusallikas, mis koondatakse siis läätsega, ehk siis reaalselt see pilt seal sees käib hoopis tükis niimoodi. Et siin on üks valgustäpp, siis antud juhul roheline. Ja sellest siin ees on üks lääts. Ja siis tekib mingisugune selline asjandus. Ja see on nüüd siis kiirte optika pilt sellest valguskiirest ja see lääts on siin päriselt olemas. See näeb välja selline. Laseri lääts väga-väga väikese fookuskaugusega. Ja kui me selle ära võtame, siis me saame hajuva kiirtekimbu, mis näeb välja siis umbes selline. Ja see laser mulle endale väga meeldib just sellepärast, et seda läätse saab eest ära võtta. Ja kui seda saab eest ära võtta, saab teha sellega teistmoodi eksperimente. Ja ühte neist ma tahtsin teile näidata, sest ma ise avastasin selle enda jaoks neil päevil. Et selleks on vaja ühte nõela, mis on meil täiesti juhuslikult olemas. Ja kui me võtame siis ühe ja paneme selle nõela siis sellele laserile ette sellisel kujul. Niimoodi, et see valgus paistab siia peale. Kuna see on nüüd suur, see valgusallikas, siis me saame umbes sellise pildi. Nüüd, kui me vaatame siit seda lähemalt, siis praegalt see veel nii huvitav ei ole ja see kaamera ikka ei ole üldse tore ka selle jaoks, aga kui me läheme sellega kaugemale ja proovime siis sotti saada, mis seal õigupoolest toimub. Et siis, eks ole, see on meie nõelapea vari. See on meie nõela selle sabavari. Nüüd punkt 1. Siin vahepeal ei peaks mitte midagi olema. Aga põhimõtteliselt on ikkagi nii, et siin see valgus diffraktsioonis läheb varju taha ja siin, selle koha peal me näeme interferentsi.
siis siit ja siitpoolt tulnud valgusinterferentsi. Ja see nõela pea mulle meeldib eriti, sest te näete, siia keskele hakkab tekkima hele täpp. Ja see hele täpp peaks olema Poissoni täpp ja põhimõtteliselt jällegi, et siit see valgus nende servade pealt difrageerub siia keskele ja mingil hetkel saab kokku ja kui ta siin liitub, siis tekib siia heledam punkt ja seda me näeme siin ka. Ehk siis tegelikult väga lihtsad vahendid. Üks häälääts või see laser ja siis üks nõel ja me saame seina peale niisuguse pildi. See on suur ja ma saan seda üle klassi niimoodi laotada, aga selleks on meil just nimelt vaja sellist laserit, millel ma saaksin siis selle trikki ära teha. Et ma võtan siit selle läätse eest ära ja ma saan väga-väga väikese punkti valguspunkt, valgusallika valguse. Ehk siis selle objektiga tegelikult saab teha väga-väga vahvaid asju. Ja nüüd, kui selle LED-i juurde tagasi tulla, et miks sellega ei saa, on ikkagi see, et üks asi on see valge värvus, ehk siis selle spekter. Aga mis veel ikkagi olulisem on see, et tegelikult on ikkagi see LED siin suur, hästi-hästi suur. Ehk siis, ja kui sul on suur valgusallikas, siis sul põhimõtteliselt ei ole võimalik selliseid pilti saada. Ehk siis, kui me tahame laserit defineerida, siis teine definitsioon sellel on tõepoolest see, et laser on väga-väga väike, väga-väga hea või väga-väga palju parem suuke punktvalgusallika mudel, mida saab eksperimentides kasutada. Ja selles mõttes, jah, kui laseri eest saadi Nobeli preemia, siis see oli hea asjast saadud, sest ilma laserita meil ei ole väga-väga paljusid asju, mida me nüüd laseriga teha saame. Nii palju siis laserist.